Tere päevast! Mina olen Pille ja tutvustan teile täna Authenticut ja toodetest on meil siis täna teemaks lameleivad, pitsad ja näitan teile, kuidas teha focacciat. Ma arvan, et Authenticu puhul ongi nagu hästi oluline see, kuidas siis tainast segada. Ma näitan ka taigna segamist. Mul on siin nüüd välja kaalutud kilo jahu, soola pandud siia nurka, Authentic siia ja siis vesi on mul ka. Panen need kõik koos katlasse. Ainuke asi, ma pean kohe hoiatama, äkki ma pärast unustan rääkida. Kuna Authentic on aktiivne pagari komponent, siis soola ei tohi tema peale panna. Täpselt samuti nagu pärmiga. Ma tean, et pagarid teavad seda kindlasti, et sool ja pärm ei käi kokku. Täpselt samuti on Authentic meil aktiivne ja sool tuleb alati eraldi panna. Ma panen siis katlasse. Mul on välja kaalutud ka vesi. Vee temperatuur on mul kuskil 10 kraadi. Osa vett on 750 grammi. Osa vett ma jätan kallamata. Panen ka surtsukese õli, kuna need pitsad ja Vahemere taignad tahavad õli lisamist ka. Nii, ja paneme siis taigna käima. Mul on hetkel pandud siia, mul on selline masin, siin on aeglane käik ja kiire käik. Aeglasele ma panin 5 minutit aeglast ja 8 minutit kiiret. Ja vaatame siis. Nii kaua, kui see taigen siin segab ennast. Ma arvan, et ma panen surtsu veel siia vett. Ja osa jätan siis lisamata. Authentic on meil selline produkt, mis tahab nagu armastab, kui talle lisatakse vett veel pärast teisel käigul kiirel segamise ajal. Kes soovib, võib ka muidugi kohe korraga panna, aga oleneb juba palju see, kellel mis jahud on, mis jahu kasutab, et palju see taigen vett sisse võtab, siis oleks nagu tark tegu lisada hiljem veel vett. Nii, ja kuni meie taigen seal segab, siis räägin ma teile Authenticust. On mind kuulda? Räägin teile Authenticust. Et Authentic on siis selline aktiivne pagarikomponent, mis põhineb looduslikul kääritamisel. Siis võib nagu öelda, et põhineb juuretisel põhimõtteliselt ja ta on naturaalsete koostisosadega ja täis autentsust. Temast saab valmistada siis traditsioonilisi Vahemeremaade leibasid, mille kodumaa on Itaalia. Aga rääkides nüüd Itaaliast, siis peab kindlasti mainima Altamura regiooni. Altamura regioonist on siis kokku, nagu öeldakse, korjatud kõik need bakterid, millest on siis kääritatud meie Authentic. Samuti on Altamura piirkond kuulus selle poolest, et seal kasvatatakse palju sertifitseeritud kõvanisujahu ehk durumnisujahu. Ja seda on ka siin meie Authentic durumis. Nii et Authentic durum on meil tegelikult selline Vahemere nootidega ja tal on unikaalne durumi maitse. Meenutab natuke sellist puu ja piima maitselist, lõhnalist juuretist nagu. Siis ma mainiks nagu seda Authenticu puhul, et mida siis Authentic teile annab, kui te
kasutate Authenticut oma toodetes. Authentic annab teile väga hea maitse, lõhna taignale ja leivatoodetele, saiatoodetele, maitse ja lõhna. Ta kergitab teie tooteid. Ta annab nagu kvaliteetse tekstuuri. Tal on naturaalsed koostisosad ja lõpuks on teil super tulemus. Ja ta aitab ka tegelikult säilitada, et saiatooted on kuskil nädala aega pehmed teil tänu Authenticule. Siis öeldakse, et tulevikuleib pärineb minevikust. Nii ka Authenticu puhul võib nagu mainida seda, et ta on siis tuletatud tegelikult sealt Altamura piirkonnast, kus arvatakse, et kõige ennem üldse hakati saiatooteid valmistama Itaalias. Nad olid sellised krõbeda koorikuga, seest turumnisujahust kollase sisuga ja sellised väga käsitööhõngulised nägid välja. Nii et meie Authenticuga annab ka selliseid tooteid valmistada. Tegelikult. Täna on meil siis nagu sellised lameleivad, aga Authenticuga saab ka valmistada kõiki nisujahu tooteid. Samuti lisanditega. Nagu ma olen täna teinud ka näiteks focaccia rukkiteradega ja igaüks võibki nagu lisada nendesse taignatesse seda, mis soovi on. Juustu või mingeid teriseemneid, kõike. Samuti saab ka lisada teist sorti jahu, näiteks rukkijahu saab lisada. Ta teil Authenticul nagu puhast rukkileiba üles ei kergita, aga kui teil on nisujahu ja rukkijahu 50-50, siis kergitab ilusti üles, saab ka nende toodete puhul kasutada. Saab lisada täisterajahusid ja sellistele eestlastele ka nagu lähedasemaid tooteid saab selle Authentic turumiga valmistada. Aga vaataks siis, kuidas meil taigen seguneb. 5 minutit on nüüd möödas aeglast käiku ja nagu te näete, nüüd hakkas siis taigen siin juba kiirel kaigul käima. Ta on ennast kokku seganud ja ma nüüd tahaks lisada siis natukene veel vett. Minul on selleks oma moodus, kui läkski käest ära. Ma kergitan seda kaant natukene ja käigu ajal lisan vett. See siis annab sellele taignale sellise õhulisuse. Ja samuti on see hea gluteenivõrgu moodustumisel. Jääb lõpuks selline hea sikke taigen. Ja Authenticu puhul on meil ikkagi need retseptid nagu päris hästi välja töötatud, et ega ta sellist jahu lisamist ei taha. Pigem nagu käib see mäng selle veega, mitte jahuga. Ja tegelikult ongi nii, et kui te pitsasid ka valmistate näiteks, siis kui te teete üleöö taigna või te teete kohe tarbimiseks taigna, siis saab ka veega mängida. Vastavalt sellele te peategi nagu siis oma taigna tegema. Kui te tahate kohe samal päeval tarbida, siis te võite panna vett rohkem. Saate nagu sellisema nii-öelda mahlasema taigna, mida saab kiiremini siis pärast kergitamist rullida. Aga kui te jätate ta üleöö külmutuskappi, siis võiks panna vett natukene vähem näiteks. Ja seda ka nagu selle järgi, eks siis vastavalt sellele, et kui kaua ta teil üleöö seisab. No minul ta näiteks seisis täna üleöö päris kaua, ma tegin ta eile õhtul 4 ajal valmis ja täna kasutasin alles kuskil vist kell 12 oma selle pitsataigna ära.
aga ma panin ka hästi vähe vett sinna taigna, siis eile vist 650 grammi panin nagu siis kilole jahule. Nii et veega saate jah timmida oma taigna nagu vajadusi, kuidas te teda hoiate, mis temperatuuril te teda üleöö hoiate. Ma tean, et paljud pitsategijad hoiavad tainast üleöö. Õhtul teevad valmis ja hommikul hakkavad kohe pitsat valmistama. Nii ma nüüd katsuks seda tainast. Näete, ta on veel segunemata, siuke kõva ja rebeneb. Näete, kui ma siit niimoodi nüüd tõmban, siis ta rebeneb. Järelikult tahab ta veel segamist. Samuti panen ma natukene vett veel. Kellel sellist kaante ei ole, saate lihtsalt kaane lahti teha ja masina siis seisma panna ja natuke vett lisada. Nii et vahet pole. Ja nüüd ta siis jälle kiirel käigul. Vaatame, kuni ta segab ennast kokku ilusti. Segada on muidugi parem nendes segamismasinates. Käib natuke kiiremini, kui taigna kogus on suurem. Nagu te kuulsite, mul ongi täna ainult 1 kilo jahu, nii et no näete, nüüd on ta nagu läinud natukene paremaks. Ta enam nii ei rebene, aga ikkagi võin ma öelda, et see taigen ei ole veel valmis. Vähe segatud. Ja lisan veel vett ka natuke. Kuna mina ei pea täna mõtlema selle peale, millal ma pitsasid tegema hakkan, kas ma teen nagu nii täna ära. Ma võin natuke rohkem vett lisada. Ja kui te jätate siis need pitsataigna endale üleöö, siis võite panna täiesti jääkülma vett siia ikkagi. Lisada kraanist võetud või isegi külmutuskapis hoitud näiteks suve ajal. Et see vesi võib olla kuskil 4 kraadi. Et vastavalt aasta ajale peate siis vaatama. Nii. Vaatame jälle tainast. Siis saab nagu selgeks teile ka, kuidas nagu, kui oluline see segamine ikkagi on, nagu, et kuidas see taigen nagu muutub iga natukese, iga minuti tagant. No näete, nüüd ta niimoodi enam ei rebene, aga no ma ütleks, et ikka vajab segamist. Mul on jäänud siin hetkel 3 minutit, nagu näete. Panen veel natuke vett. Mul oli vett välja kaalutud täna siin siis 750 grammi. Ja ma teda niimoodi siis tunde järgi lisan siia. Tegelikult on niimoodi, et kui te teete nagu kohe kasutamiseks taigna, siis autentikuga on nii, et mida rohkem te vett lisate, seda mullilisem ja sellisem õhulisem taigen teil jääb ja pärast on see toode teil ka nagu suuremate aukudega. Mida rohkem te niimoodi siin kiirel käigul vett lisate, saate hea suurte aukudega struktuuri. Mida vähem vett, siis jääb struktuur kinnisem valmis tootel. No nii, hetkel on siis 8 minutist mul jäänud 1,5 veel. Ja taigen ei ole ennast pärast veel lisamistel ühtlaseks
ühtlaseks seganud. Ja kui kellelgi on vaja täpselt focaccia retsepti, siis palun pöörduge Marianne poole, Kersti poole. Saadame teile retseptid. Seal on kõik küpsetustemperatuurid ja kõik on ilusti juures, aga nagu te teate, tavaliselt pitsat küpsetatakse ikka väga kõrgel temperatuuril. Focaccia on ka niimoodi 230, kuna ta on ka siuke suht õhuke, ka kuskil 230 kraadi on ahjutemperatuur. No nii, 8 minutit saab kohe täis. Siis vaatame, kuidas on taigen õnnestunud. No nii. Vaatame siis, kuidas on. No näete, nüüd on see taigen nagu elastsem. Tal on see gluteinivõrk on moodustunud paremaks. Aga ma isegi nagu näete, ma isegi nagu segaks teda natukene veel kiirel käigul. Nii et 8 minutile ma panin veel juurde. Sellepärast, et tegelikult meie autentikuga saab selle taigna veel ilusamaks, siidisemaks. Nii. Ja veel oli pool minutit. No näete, nüüd on juba parem. Nüüd on ta juba selline, et nagu te näete, veega saime selle taigna nii ilusaks, et ega ta eriti jahu nagu ei, natukene jahu ja ongi korras, kuna see gluteenivõrk on hästi moodustunud. Siis jääb ta selline hea sitke taigen. Nii et siit saab siis igaüks endale teha selliseid, ma panen ta siia laua peale, pitsavalle, täpselt nii suuri või täpselt nii väikseid, kui tal parajasti vaja on. Ja tegelikult olen ma kokku puutunud ka selliste kliendi küsimustega, et miks pitsa sisse vahest rullimisel või mõned ei rulligi pitsat, ajavad kätega laiali, et keskele jääb nagu madalam või jäävad nagu augud, et siis ma nagu mainiks seda, et te panete nagu selle pitsapalli taigna niimoodi kokku, siis võib juhtuda, aga kui te jätate üleöö seisma, siis ma soojalt soovitan seda palli natukene veeretada, panete ääred siia alla. Kui te jätate ta nii, siis ta teil öö jooksul või kaua pikaajalisel seismisel vajub hästi nagu laiali. Ja nagu ma ütlesin, et ma panin ääred kõik siia kokku, siis lõpuks ongi nii, et kui te hakkate rullima, siis ta võibki nagu siia nagu sellise rullimisel isegi, ei tule see kuju hästi välja. Aga kui te panete oma pitsapallid üleöö seisma, palun rullige või mitte rullige, vaid keerutage neid niimoodi ja ärge keerutage kahele poole, ainult ühes suunas soovitan. Kui te kahes suunas neid keerutate, siia jääb selline
nagu selline keerukoht keskele. Kui te lasete alguses ühes suunas, pärast teises suunas, siis ikkagi see keerd jääb nagu lahti. Kui te keerutate oma pitsapalli nüüd ainult ühes suunas, siis te kohe niimoodi tunnete, et nii, nüüd seda keerdusel enam ei ole. Nüüd on ta ühtlane, ühes suunas, nagu öeldakse, palli keeratud. Noh, väike märk on siin, aga kui ta on niimoodi ühes suunas ilusti palli keeratud, siis tulevad teil ka ilusad pitsapõhjad. Ja nagu te näete, see pitsataigen juba mullitab siin. Nii et saate ilusa struktuuriga pitsad endale. Ma ei tea, kas ma näitan veel üks kord siis seda pitsapalli veerestamist, mis on nagu oluline moment. Panete need ääred kõik siia alla ja siis veeretate ainult ühes suunas kogu aeg. Ja mitte kõvasti, ilusti. Mitte väga kõvasti. Ja kohe tunnetegi ära, millal see pall on teil nagu ühtlane ja ilus. Ja need saab siis üle panna. No näete, siin on juba ilusad mullikad peal. Mullikesed. Nii, jah, niimoodi. Nii. Ma veeretan selle kalvingus kõik valmiks. Ühes suunas. Niimoodi kahe käega. Ja valmis. Kuhu ma lähen nendega? Hopla. Aga siis ma tahan teile näidata neid tooteid, mis ma täna tegin siia. Võtan noa, lõikeloo. Siin on siis tehtud mul pitsad. Ma küll Tainast oskan hästi teha autentikuga, aga noh, võib-olla ma nii hea pitsameister ei ole. Aga ma tegin siin minipitsad ja siin on nagu suured pitsad. Kasutasin siin siis Puratose toodet, Bella Toomat. Bella Tooma on siis meil selline nagu juurviljakaste, punane. Sisaldab ka juurviljatükke. Juurviljadeks seal sees on siis, seal on kurki, marineeritud kurki. Seal on sellerit, paprikat, tomatit. Siis seal on punane peet annab siis värvi talle. Maisööli ka seal. Ta on selline nagu siuke, natuke paksendatud kaste. Teda saab siis kasutada nii pitsarullide tegemiseks kindlasti ja ka pitsapõhjale panna siis. Sa mõtled seda? Ja, no ääred jäävad ilusad mullilised küll, et sellega probleemi pole nüüd. Ma tegin siia minipitsasid ja tegin siis suuri pitsasid. Nii, ja siis ma tegin focacciaid, nagu näete. Focacciale ma ka siis tegingi nagu tegelikult näitamaks, kuidas saab siis autentiku puhul selle veega niimoodi mängida. Need sellised õhulised focacciad, siin ümmargused. Siia taignasse ma olen siis lisanud rohkem vett näiteks. Ja siin olen ma teinud sellise plaadi peale madala focaccia. See on rukkiteradega tehtud. See on selline Eesti variant focacciast. Kuna me müüme idandatud rukkiteri, mis on väga tervislikud ja maitsvad, siis ma panin täna neid siia focaccia sisse. Aga ma tahtsin rääkida struktuurist, et siia nagu olen ma vett vähem lisanud siis ja jätnud ta siukseks madalaks. Nagu näete, siin on nagu selline kinnisem struktuur. Kuigi samas võib öelda, et ega ta päris kinnine ka ei ole, ikkagi augud on nagu sees ilusti. Et täiesti itaaliapärane. Jah. Näete, idandatud rukkiterad on meil siis siin riiulis. Nad on meil nüüd, müüme neid 5-kilostes pakendites.
ja mina siis, panin vist niimoodi, et kilole jahule lisasin 300 grammi, 30% siis neid rukkiteri antud juhul. Aga igaüks võib lisada nii palju, kui tahab. Ja rukkiteri võite kasutada kõikide saiatoodete kasutamiseks, leivatoodete kasutamiseks. Annab hea magusa värske maitse toodetele, värvi ka. Jah, nagu näete, sellele focacciale on ta andnud värvi natukene. Niisugune beežikas. Muidu oleks ta turumiga tehtud selline hele, nagu ta on siin. Jääb meie turumiga tehtud sai siis. Aga siin on siis mul sellised focacciad tegelikult, kus ma taigna ka kaalusin ära. Tegin samasugused pallid nagu ma pitsa puhul näitasin, sellised, ja panin nad ka kerkima siis. Siis te saate niimoodi nagu teda tükikaubana müüa või pakkuda klientidele. Siia ma panin päikesekuivatatud tomateid peale, rosmariini panin natuke peale, panin ka soolahelbeid, ma ei tea, kas on näha või. Ja siin on siis päikesekuivatatud tomatid peale pandud. Aga te võite ka nii teha, et te võite neid siia sisse segada, näiteks oliive või kellele mis meeldib, juustu täiesti. Siin on mul üks juustuga ka kuskil. Näete, siin on mul siis, ma panin peale ka, ma sisse ei pannud. Siia ma panin peale oliive ja panin peale juustu. Feta juust on mul siin, see annab nagu sellist soolakamat maitset, kes armastab sellist soolakamat, siis saate oma soolaka maitse feta juustu ja siis oliividega kätte täiesti. Spinatit võib panna sisse, saate ilusad helerohelised focacciad. Kevadised. Nii, siis on mul siin näitamaks selline, et sellest meie turumnisujahuga võib ka teha selliseid nagu pitasalju. Nad kerstivad ilusti, näete, seest selliseks, ma ütleks, et isegi liiga hästi, seest tühjaks. Minul on ta nüüd siin hästi suur, aga neid võib siis ükskõik mis suurusega teha, näete. Siin on siis piisavalt ruumi, et igasugust head kraami sisse panna. Küpsetasin lühikest aega, küpsetasin hästi kõrgel temperatuuril, 260 oli põhi ja 270 oli nagu ülemine temperatuur. Auke sisse ei teinud. Niimoodi ta kerkis. Näete. Nii et kui keegi soovib, võib proovida meie autentikuga pitasaiu teha. Nii, tooteid ma olen teile nüüd tutvustanud. Ma siis näitaks, ma olen ära seganud focaccia taigna. See on mul kerke kapis. Ma segasin ära focaccia taigna. Ma ennast mainisin, et focacciale ma panin natuke rohkem vett sisse kui sellele praegu tehtud pitsa põhjale. Aga hetkeseisuga on siis nii, et see taigen, ma olen teinud samasugused taignapallid, nagu ma näitasin teile pitsa puhul. Need on mul seisnud nüüd natukene kerke kapis ja kui te tahate sellist ilusat kohevat focacciat saada, need on mul välja kaalutud siis täpselt kaalu järgi need tükid tehtud ümaraks. Ja kui te tahate siis head focacciat saada, siis focacciat tehakse niimoodi, et hakatakse teda nüüd niimoodi kätega, kuidas ma ütlen, niimoodi augustama ja laiali ajama, näete. Siia on mul pandud, ma tean, et mõni teeb puhta õliga, aga oliivõli on selline, mul on siin oliivõli ja veesegu. Kuna oliivõli on selline, hakkab nagu kõrgel temperatuuril ahjus natukene sellist lõhna ajama,
ja võib-olla ka küpsetab selle focaccia teil pealt liiga pruuniks. Kui te muidugi soovite pealt hästi pruuni, siis pange puhast oliivõli. Aga kui te ei soovite sellist heledamat sorti, mina eile tegin, siis tehke õli ja veesegu. Pool õli, pool vett. Ja niimoodi saab siis neid focacciaid siin niimoodi siis, näete, mõnusalt laiali vajutada. Ja te võite seda teha. See focaccia peab teil kerkima kuskil 1,5 tundi ja te võitegi seda teha nagu iga poole tunni tagant. Ma ennest siis tegin need pätsid valmis. Need kerkisid mul täpselt 0,5 tundi, ja no natuke rohkem 40 minutit. Ja näete, nüüd ma siis ajan nad niimoodi laiali. Nagu te näete, on siin jälle ilusad mullid. Näete, suured ilusad mullid. Ja siis panen kerkekappi tagasi. Ja 0,5 tunni pärast teen jälle seda sama. Ja vaadake siis, et kuidas te soovite. Kas te soovite siis mingit katet siia peale panna? Siis võib ka seda panna. Siis sellepärast, et siis järgmine kord, kui te teete sellist sama harjutust, siis need lähevad natuke sisse poole, soolaterad või siis ütleme oliivid või juust, siis jääb ehk maitsekam. Et mitte, et te ei pane neid kõige lõpus. Siis nad jäävad ka paremini nagu siia, kogu see kraam jääb sinna paremini kinni. Ja ega mul tegelikult ei olegi enam mingeid õpetusi teile jagada. Need tooted on sellised, et neid küpsetatakse kõrgel temperatuuril, nagu ma ennest mainisin. Pitsa on muidugi veel kõrgemal, aga siis focaccia on 230 kuskil. Ja focaccia tegemiseks on vaja head fantaasiat, saab väga erinevaid focacciaid. Ja nagu te näete, et saab ka erineva kujuga teha. Kuju jääb ilusti alles teil. Saate neid kujundada täpselt nii suureks, kui teil on vaja, või täpselt nii madalaks, kui teil on vaja. Samuti siis, nagu ma siin näitasin, et sellised focacciad, siia vahele saab teha võileiba. Ma tean, et paljud kasutavad seda võileibade tegemiseks keskelt pooleks. Kõike head ja paremat kraami vahele, rohelisi salatilehti ja saab väga kenad võileivad, väiksed, suured, millist keegi tahab. Aga selle ma siis tegin niimoodi, et ma võtsin äärtega plaadi, ma näitan kohe. Mul on siin sellised äärtega plaadid. Äär on kuskil selline, no see pole vist oluline, aga sellest juba piisab, see on paar sentimeetrit. Panin siia küpsetuspaberi ja täpselt samuti panin siia nagu selle taignatükki, mida ma siis niimoodi kätega niimoodi laiali ajasin täpselt nii, nagu mul nagu vaja oli. Ja siis te saategi siia plaadi peale nagu seda tainast laiali ajada täpselt nii õhukeseks või nii paksuks, nagu te soovite võileibade tegemiseks. Nii et saate terve plaadi täie teha ja siis edasi toimetada juba vastavalt vajadusele. Kas kellelgi küsimusi ka on? Ma rääkisin kõik ära nüüd. Pitsatoppist ma jätsin rääkimata. Pitsatoppi ma täna ei kasutanud, aga meil on pitsade tegemiseks selline, ütleme nii, et ta on pulbrilises olekus pitsatopp ja lahjendatakse veega 200 grammi pitsatoppi, liiter vett. Peab kuskil tund aega seisma. Ja siis saab teda ka kasutada pitsade valmistamiseks. Siin on maitseained sees. Ja ka peediga värvitud. Peediga värvitud, nii et ma tean, et juba paljud kasutavad seda meie pitsatoppi. Ta on selline üsna ka vürtsikas, maitsekas, valmis kaste. Ei, ma ei rääkinud autentiku säilitamisest, ma räägin autentiku säilitamisest. Autentiku säilivusaeg on meil üldiselt nagu, nii-öelda toatemperatuuril on tal aasta aega, kui te ei ava.
aga kui te olete juba nagu selle paki avanud, siis tegelikult on tal nädal aega, aga teda peab hoidma külmutuskapis. Nagu ma mainisin teile juba, on ta aktiivne pagarikomponent ja sellepärast hoida külmas. Kuupäev peale alati ja kuigi mul seisab ta isegi kauem külmas kui nädal aega, aga jah. Näete, nagu siin on näidatud Autenticu paki peale, et tegelikult on Authentic selline kraam siis, et juba väga hea maitsega, väga hea lõhnaga saia saab temast ainult selles mõttes, et juba siis, kui pannagi ainult 4 komponenti, et panete Autenticu, vee, soola ja jahu. Ja Authenticut lisatakse alati 4%. 4 komponenti ja 4% Authenticut. Saate saiatooted tehtud. Kui te hakkate nüüd valmistama üleöö pitsatainast, siis te võite lisada ainult 2%. Nii et siis panete kilo jahu kohta 20 grammi Authenticut. Ja seda saabki jälle reguleerida, aga elu näitab, et jah, kui ta üleöö seisab päris pikalt, et siis 2% täiesti piisab. Ja hoidke palun külmas. Ja sügavkülma ei tohi ka panna. Aga ma ei oska täna enam midagi teile pakkuda. Kui on küsimusi, siis vastan meeleldi. Ja kui on retsepte vaja, siis ka saadame. Pöörduge Kersti poole, Marianne poole, anname retseptid, tulen appi. Võite meile veel koolitusele tulla siia minu juurde, kui rasked ajad möödas on. Et siis saate ise lähemalt teha ja toimetada sellega, sellepärast, et jah, ta on väga mugav ja tegelikult ongi nii, et tegelikult peabki tundma seda lõhna ja seda maitset, mis see Authentic kannab juba, et ei pea, isegi ma ütlen, et 4 komponendist teete taigna ja juba ta on nii hea. Küsimusi? Ei ole. Aga kui tekib, siis palun kirjutage meile. Seniks kõike head ja head küpsetamist kõigile. Loodame, et varsti läheb suuremaks küpsetamiseks. Kuidas? Kui kasutada ainult Authenticut ilma pärmita, kaua veel kerge? Pärmi ei pandagi Authenticule, jah. Authentic ise kergitab teie saiad ja pitsad kõik. Pärmi ei lisata ja ma arvan, et kuskil 2 tunniga saate ilusti oma toote valmis. See on niimoodi, et mis toote kohta küsitakse, kas saia kohta, pitsa kohta või? Sest et pitsad ja saiad on nagu erinevalt. Tegelikult on niimoodi, et kui te segate taigna valmis, siis taignal on puhkeaeg kuskil pool tundi ja pärast seda juba vormite oma tooted ja siis pärast seda kuskil 1,5 tundi, tund kerke aega vastavalt tootele, olenevalt tootest. Pitsa, jah? Siis tulebki nagu kokku 2 tundi, ma arvangi, et segate kokku, pange siis rohkem vett, kui te kohe hakkate nagu samal päeval pitsat valmistama, et natuke rohkem vett, siis ma arvan, et kuskil 750-800 grammi, kui teil on hea selline taignasegamismasin, et laseb niimoodi palju lisada, siis saate sellise mahlase taigna ja 2 tunni pärast saate pitsa valmis. Ma arvan, et ta puhkab jah, kuskil pool tundi lasete puhata, siis teete oma pitsapallid ilusti valmis, kergitate neid veel kuskil 1,5 tundi ja siis saate juba, tegelikult saabki vaadata täpselt tunde järgi ka pitsa puhul, et kuidas te seda pitsat teete, millal see taigen laseb ennast ilusti laiaks rullida. Taigen ongi kerkinud siis ja pitsapallist saabki siis ilusti pitsa niimoodi laiaks rullida või vajutada, kui taigen on kerkinud. Aga
Peale vormimist ei tohi. No eelküpsetatud tooteid saab teha, aga jah. Ja sügavkülmutatud, jah. Jah. Ja. Kas saab hakkama ilma lisatud? Ikka saab hakkama. Ja ma kordan siis üle et keegi küsib, et kas saab hakkama ilma lisatud pärmita. Saab hakkama väga hästi ilma lisatud pärmita. Mitte ainult pitsa puhul, vaid isegi suurte selliste ümmarguste pätside puhul. Et see ongi meie Authenticu hea omadus, et ta kergitab teil saiad üles, ta annab hea maitse, annab ilusa struktuuri, hea lõhna, säilivuse, kõik. Ja naturaalsed komponendid, koostisosad on Authenticul. On veel küsimusi? Kuidas palun? Ja no ma rääkisin aroomist, et aroom on juba siis, kui te hakkate katlas teda segama, et see on tänu sellele Vahemere päritolule ja kõvanisujahule. Aga proovige ära. Ja minu teada peaks seda ka sellistele koduperenaistele meil peaks olema seda kaupmehes müügil 1 kiloste kottide kaupa, nii et palun, saate kodus ka küpsetada. Nii pitsasid kui saiu. On veel küsimusi?